Nüüd sa oled muusikaliselt teinud sükse kannapöörde eluaeg, oled nii-öelda eluaeg, mis eluke on sul veel alles elamata, aga see eluke, mida sa oled elanud, on olnud huvitav, sa oled ikka Eesti inimestele silmi ja kõrvu jäänud südant lõhestavate ballaadidega, ballaadi järel ja me mingil hetkel isegi kiunusimegi, et ei tea, kas ta oskaks nagu mingit vähe ägedamat häält ka teha ja vähe hoogsavat muusikat ja nüüd oled sa valmis klopsinud plaadi, mis on nagu täiesti 100% kannapööre. Kas sa ei karda, et inimesed, kas nad võtavad sellise pirgiti ka vastu? Ma loodan, et võtavad, aga kui ei võta, siis mina võtsin ja mulle see meeldib, nii et see on kõige olulisem. Aga kui see nagu üldse ikkagi peale ei lähe ja kõik su fännid kaovad tagant ära, kas siis on nagu järgmise plaadid ikka jälle vanas võtmes või sul on kama? Või on mingid tagasisidet olnud ka kuskilt otsast? Jah, et nii hull asi ju ei ole, et kuna 2 lugu on juba väljas ja inimesed on neid kuulnud, siis need on võetud vastu hästi. Kus sa seda tagasisidet saad? Kus sa tead, et on hästi vastu võetud? No näiteks teie mängite neid lugusid ja teised raadiod mängivad ju. Ja eks kuulen lihtsalt linna peal ja eks tuttavate käest ja tuttavate. Tuttavad ei tohi uskuda ja need ju moosivad niisama silme all. Nemad just räägivad, et sul on tuttavad on liiga trendikad. Kogu ülejäänud Eestimaa tahab, et sa laulaks ilusat ballaadi. Aga ma laulan neid edasi ka ju. Väga hea. Sulle see meeldib, jah? Muidugi. Ühte ballaadi ma nägin isegi Ringvaate saatest, et see jäigi kahtepidi aru saama, et kas sa oled teinud nüüd miski kiriku temaatilise jõuluplaadi või siis siukse mõnusa moodsa tantsumuusikaplaadi? Ei, täpselt nii ongi, et tegelikult ei ole see album ikka päris tantsualbum. See on ikkagi pop-album, kus on nii tempokaid kui aeglasemaid lugusid. Lausa ballaadi ka? No ma ei nimetaks neid päris ballaadideks. Aga need on väga ilusad ja südant lõhestavad lood ilusate sõnadega. Ma kahjuks ei sattunud seda Ringvaate lõiku nägema, et... Ega millestki ilma ei jäänud. Soo! Ma tänan. Soo! Oli kuidagi harjumatult aeglane ja siuke veniv laul. No, vingerda nüüd välja sellest jamast, mis sa kokku keerasid. Birgitaga tantsumuusika krapsakad poplood, kas miski lava on ka siis plaanis nagu vallutada sellise esinemiskavaga? Noh, tahaks jõuda Eesti klubidesse, kus ma olen ju väga vähe olnud. Sätendavas minikleidis, tantsutürukutega. Et sügava dekolteega taevasinine maani õhtukleit on ribadeks lõigatud ja sellest mingi vähe moekam kostüüm tehtud. Nagu ma ütlesin, et ei ole, aga moekam kostüüm võib-olla tuleb küll, jah. Oleneb kelle jaoks. Töö käib selles vallas? Käib, jah. Et eks siis täna paistab, kuidas läheb ja kuidas siis lähedased ja tuttavad ja press selle vastu võtab. Oota, ma kuskilt täna lugesin, sa oled ju nii kultuuri- ja kunstinimene, et sa oled isegi areeni sattunud. Oi. Ja ma vaatasin, sinust pilt ja mingi sodi on sul põse peal, et kust see on tulnud? Ma ei ole näinud seda, seega ma ei tea millest. No siin on vaata mingisugune sodi on sul põse peal, mingi must täpp. No see on siuke stiilivärk, noh. Stiilivärk või? Panid endale väikse sünnimärgi põse peale. Stiilivärk, mis stiili see esindab selline sodi põse peal? See ei ole sodi, see on väga armas. Okei. Aga ma tahtsin siit tegelikult just leidsin mingi loo, kus sa rääkisid mingisugust sõnumist, mida su plaat kannab. Tahad sa sellest rääkida? Mis sõnumi me sealt saame? Mina tõlgendaksin seda niimoodi, et iga inimene saab sealt selle sõnumi, mida ta ise tahab saada. Tüüpiline. Aga jah, seekord olen ise natukene nii-öelda selle sõnumi loomisel kaasa saanud aidata, et pooltele lugudele on kirjutanud sõnad Maian Kärmas, kellega me siis saime kokku ja rääkisime elust ja armastusest ja sõprusest. Unenägudest isegi. Ja unenägudest isegi. No päris pöörased unenäod sul. On küll aeg-ajalt, jah. Tõesti, unenäod on üks osa minu elust. Aga ikkagi see sõnum, mis sõnumi sina oled sinna selle plaadisse pannud, mis sa tahad, et inimesteni jõuaks? Et minu jaoks see sõnum räägibki elust endast, kõigest, mis meie ümber toimub
Oleme kasvatanud seal ka erinevate Eesti luuletajate luuletusi, näiteks Anna Haava ja Ernst Enno ja Maria Underise, nad on isegi seal, no, aga mis on ka väga elulised, et... See on juba nende luuletajate sõnum, aga mis sinu sõnum on? Selle albumi peale ongi minu sõnum, kõik need lood annavad kokku minu sõnumi. Ma ei hakka neid sõnu ju siin ette lugema. Ei, no ma just tahtsingi teada, et vaata, minusugune mühakas võib-olla ei saad nagu sõnumile pihta, et ma vajan väikest abi, kaasa aitamist, et mis see sõnum on, mida sa, et mis see sõnum on, mida sa edasi tahad anda selle plaadiga. Väga paljud räägivad, et sõnumil ei ole ühte lauset, et ma ütleksin selle praegu siin, et mida ma tahan sellega öelda. Et selleks on vaja osta see album ja kuulata see otsast lõpuni läbi, siis saab sellest aru. Äkki ma saan valesti aru. See hirm. Aga ei saa mitte millestki valesti aru saada. Sa lihtsalt tõlgendad seda siis teistmoodi näiteks kui mina. Aga tulevad siis miskid sõnumid ka läbi unenägude sulle ja sa kuidagi kannad neid elusse päris ellu üle? Ei, tegelikult päris niimoodi ei ole. Ma näen aeg-ajalt lihtsalt väga veidraid unenägusid. No, räägi üks veider unenägu paari sõnaga. Nüüd lõpetuseks. Ei taha. No ei taha, jah. No okei. Nüüd on plaat valmis veel, sa ise pole teda näinud, eks ole, käes pole veel saanud hoida? Ei ole, kohe varsti saan. Ja varsti saab minna teda poodi ostma, praegu teda veel poes ei müüda. Ei, veel mitte, jah. Aga plaadil on alati esitlus, suurejooneline, võimas. Kus see toimub, kuna? See toimub täna õhtul. Täna juba? Ja täna õhtul. Ma loodan, et te saate ka tulla. See toimub sellises kohas nagu City Motorsi esinduskeskus. Väga huvitav koht minu arvates ja Tallinna kesklinnas. Nimelt siis... Mis autoga sa sõidad? Täna õhtul hakkangi ma sõitma sellise autoga nagu Renault Meganiga. Väga hea auto, eks ole? Väga hea. Renault on ülihead masinad. On kindlalt ühed parimad. Ja. Ega sina ju kehva autosse istuks nii. Aga nüüd plaadi esitluse juurde jälle. No, mis me sellest räägime? Täna õhtul, jah. Mis kell? City selles Motorsis või? Jaa, see on täna õhtul kell 18.30, aga paraku on see kinnine üritus. Kõik ei saa tulla või? Kõik ei saa tulla see kord, jah. Aga kuna sa ennast lahti, kuna sa avad ennast rahva jaoks? Millal pööbel klubisse pääseb sind vaatama? Ma avan ennast lahti nii öelda siis tegelikult pärast jõule, kuna jõulud tulevad peale ja tuleb jõulutuur. Tuleb jõululaulu ka laulda vahele? Tuleb ikka laulda, jah. Mulle väga meeldib see ka. Sellel aastal siis laulame koos Taneliga ja Tallinna Poistekooriga. Tanel kellega? Tanel Padariga. Padariga, okei. Ja siis järgmisel aastal las inimesed võtavad kõigepealt selle albumi vastu, sest et ta on natukene keerulisem kui minu eelmised albumid. Ja siis saab seda inimestele ka tutvustada laivis. Sellel aastal sind nii-öelda esinemas oma uue projektiga veel ei näe? Jah, praeguse seisuga küll, aga kes teab, võib-olla näeb ka. Ütleme nii, et kõik otsad jäeti lahti. Jah. Kena, Birgit, meil on tegelikult hea meel, et sa sellist mussi teed ja meil on väga hea meel, et sa oled selliste produtsentidega kamparinud, kelle käe alt mingit jama ei tule. Mul on ka väga hea meel. Vähemalt üks asi on kindel, soundid on alati head. Jaa. Aitäh, Birgit, õige päev stuudiosse tulemast ja nüüd saad minna koju tagasi pikutama, magama. 3, 2, 1, let's go. Sky Blue